No nii, et challenge on siis täies hoos. Et varsti hakkavad tänased siis need pihta ka need mängud, et Aljassimäe ja kelle vastu ta seal mängib ja siis see teine Ugo Humbert mängib ka kellegi vastu. Et siis suure tõenäosusega peaks siis challenge'iga edasi liikuma, et Humbert ja Aljassimäe saavad seti kätte, siis on tänaseks korras, et vaatasin nagu edasi ka homset, et mis homme nagu tuleb, et ega homme väga midagi ei olnud seal, et vähemalt kuni tänaseni. Wimbledon on ka seal, läheb vist 2. juulil oli, et läheb edasi. Et üksikmängud vähemalt. Et paarismängudele ei hakka siis panema, et läheb keeruliseks. Aga jah, et täna oleks nagu palju mänge, et vaata, et saaks nagu panna kõvasti ja nii edasi. Aga peame sellest plaanist nagu kinni, et mingid mängud homme on, Challengeris olid kindlasti mingisugused, võib-olla on õhtupoole ka mingid Mallorca või mingid asjad on ju. Aga et kui on Challengerid, siis on kas või Challengeri, et ega seal on ka, nad on ikkagi tasemega mängijad seal, et seal saab ka ikkagi mingeid neid asju saab nagu analüüsida. Et siis paneme sealt mingid sellised normaalsed koefitsiendid ja sellised kindla peale asjad. Et teeme siis nagu päeva kaupa, et või siis kui täna nagu läbi saab, et siis õhtul on ka mingid mängud on ju, et siis vaatame, mis veel õhtul tuleb näiteks, et kiirustama ei hakka on ju. Et kiirustama ei hakka, võib vaadata on ju, kui jõuab selle analüüsida ära on ju, kuskil tund aega selle analüüsi peale võib minna, ma ei tea, isegi võib-olla vähem on ju. Aga et siis võib nagu niimoodi vaadata enam-vähem on ju, et näiteks 2 tundi, mis on mäng, et siis ei pea kiirustama. Tegelikult isegi tund, sest need lükkuvad edasi. Ja siis võib neid nagu panna isegi täna võib-olla ka, et siis homse eest ja nii edasi on ju. Et aga jah, pigem oleks hea, kui saaks nagu kas homse eest ja ülehomse eest, et kui ei tule mängi on ju, et siis võib need niimoodi nagu kas või selles mõttes, et ikkagi ajagraafikut nagu järgida, et iga päev nagu üks on ju oleks. Et aga kui niimoodi jookseb kokku, et homme nagu pole mänge ja täna jääb veel aega on ju, et panna tänase peale ka on ju. Et siis võib jätkata, et eks siis vaatame, kuidas need kulmineeruvad. Kirjas oli küll, et mingi 12:30 oli mäng, aga eks need mängud on hiljem arvatavasti. Hilinemisega kõik. Seal 3-4 ajal võib olla ja siis jõuab küll seal mingi 7-8 aega veel panna midagi. Et saab siis homse eest ära, et kui homme pole, tõesti midagi ei leia ja ei toimu ka eriti midagi, et siis on homse eest ka nagu kirjas juba. Et jah. Et ma siis vaatasin neid videode vaatamisi ka, et see on ka nagu huvitav, et need viimatised videod pärast kui see Gambleri teema tuli sisse, et siis veel mõni nagu mingid vaatamised nagu olid, aga pärast nagu kadus nagu täitsa ära need vaatamised, et pole keegi nagu vaadanud, et eks ongi, et ega see on selline hasartmäng ja 99% juhtudel on see on ta selline nagu ta on ju nagu kõik teavad, et on ja nii ta on ju, aga et mul on siin ikkagi mingisugune nagu siuke projekt on ju tehtud ja ikka
aga ikkagi on nagu selline ajagraafik ja plaan ja et need nagu noh, on mul see graafik on siin ju kõrval, et see ütleme see, et praegu läheb vaikselt on ju, et ongi kõik nagu niimoodi mõeldud, et ta peabki vaikselt minema, et see, kui ma vaikselt lähen, et see noh, hoiab seda vaka all ka kõike seda hasardi asja ja sükest värki on ju, et see ongi nagu osa sellest, see ongi osa sellest nagu plaanist on ju, et ta läheks vaikselt rahulikult, et ma saaksin teha, et ma ja teeksin otsuseid siis analüüsitult on ju, et argumenteeritult, analüüsitult, et see otsus tuleks nagu selline kaalutletud ja ongi noh, et kui ma tean, et ma saan päevas nagunii ainult ühe saan panna, noh siis ta tulebki nagu sihuke noh, kaua tehtud kaunikene on ju, et ma ei võta siit juba kohe järgmist nagu ette on ju, et nüüd kohe laks, et võimalikult paneks või, et siin on veel 10 mängu on ju, et paneme kõik üle 10, et kui palju siit saab teenida on ju, et siis ta läheb siukseks kiirustamiseks ja seal ei märka neid kõiki aspekte on ju, mida võiks märgata on ju, mida näiteks eile nägi on ju, et siis ta pole enam see, et pole enam see nagu projekt on ju, siis ta on siuke, läheb emotsiooni peale. aga praegu on ta jah, et noh, ega ongi on ju, et teeme seda nagu noh, see, mis seal nagu kirjas on, seal võtsin ta kaasa ka. Mulle nagu meeldib seda vaadata, seda tabelit meeldib vaadata mulle. Ma panin siia päevad ka kirja, 30 päeva. Eile siis alustasime 10 euroga. Täna võiks jõuda siis siia 15 peale. Et homme siis 18, et näed, et ühe päevaga siis juba ülehomme võiks siis juba näed, on ta juba 5 eurot juba on nagu see ühe päeva nagu vahe ja noh, järgmisel nädalal siis mingil ajal näed, on juba näed 10-15 juba. Et järgmise nädala keskpaigas võiks juba jõuda nagu vaikselt siin lähme, on ju. Sama nagu süsteemiga. Et me alustasime siin, noh, mingid väiksed kopikad olid vahel, on ju. 2 euri, on ju. 1,3 pealt alustasime üldse, on ju. Kui sai see nagu see, tegelikult see algus tehtud, et sai siuke selline tegelikult, noh, kindlus kätte, et on võimalik võtta need väiksed summad ja nendega toimetada. Ja niimoodi väikeste summadega läheme, et ja noh, 14 päeva, näed, juba see vahe on juba ülejärgmisel nädalal, see vahe on juba ühe päeva, ühe selle panuse asetamine tähendab 50 eurot. Et see ei ole juba enam 2,50 ja jõudsin nagu lõpuni välja ka, et kui siit veel 4 päeva edasi minna, siis näed, siin on juba 200 on juba päevavahe, 200 juba, ühe päeva see vahe on 200 juba. Et see on 20 päeva pärast. Nii.
ja kui kuu aja challenge on tehtud ja kui me täidame selle challenge'i, siis ühe panuse nagu vahe, et selle ühe liigutuse vahe on juba 2000, et see ei ole lõppsumma, see on ühe päeva vahe, on 2000, ühe liigutuse vahe. noh, et siin võiks ju see asi ka olla, on ju, et noh, et mõni mõtleb muidu, et kuule, et mis sa nüüd kavatsed nagu 31 nagu seda täppi panna, on ju. Aga siin võiks nagu see ka olla, et ma olen homme parem kui eile. Et ma sain selle, oskused lähevad paremaks kogu aeg, on ju. Et kui ma eile panin täppi, on ju, suutsin selle analüüsi teha, siis ma saan neid oskuseid juurde iga päev. Ja olen veel parem ja võiksin veel paremini panna, aga panen nagu jõukohaselt niimoodi, on ju. Et panen selle teen ikka ära, mis ma eile tegin, on ju. Et noh, ja ütleme, näed, tõmbasin siia nagu nendele ringid ümber nagu. Et see on siis 2 nädala pärast on see 426 on see summa, et mille ma arvan, et ma võtan välja. Et kui ma selleni jõuan, et siis ma selle võtan välja. Et ma arvan, et ma võtan selle välja ja sellepärast, et see summa on nagu selline summa, mis mind praegu rahuldab. See summa on see, mis mind rahuldab. Et mul on siuke mõte nagu praegu. Et ma arvatavasti siis selle summa võtan välja. Et selle summaga ma saan, ütleme, kui mul seal miskid takistused peaks tekkima, et siis selle summa pealt ma saan nagu, see on mul välja võetud ja ütleme, kui tuleb seal pärast seda paar päeva seal või mingi tõenäosus tuleb nagu sisse, on ju, et ikkagi on mingid siuksed üllatused, mida ma ei ole suutnud näha. Et siis on mul see on see summa, millega ma nagu saan hakkama, on ju. Mingid teised nagu summad ka, on ju, ja on, eks ole, et siis ma sellega saaks nagu seda projekti jätkata. Vot, et selline on nagu see, et muidugi see võib varem ka enne seda päeva juhtuda. Ja see võib ka täna juhtuda, et väga vabalt see Ali Assimäe võib-olla kaotabki, et mul isegi on nagu siuke tunne, et aga sai tehtud võimalikult nagu analüüsitud otsus, et see Ali Assimäe ja kõik, kes nad seal on ju, et nad on ikkagi Hugo Humbert, eks Hugo Humbert kaotas ka sellelt Jallole, aga Jallo on, ütleme, erand, on ju, et Jallo on nagu siuke püss, on ju, et tema on praegu see, kes on nagu midagi erakordset, on ju. Ja tema ka ei võida kogu aeg neid 20-ndaid, et siin see jah, päris nüüd nii ka ei ole, et siin peaks nagu värisema nüüd nende, kes seal 150-ndad ja kes seal on ju, et nad nüüd tulevad ja vajutavad ära sellele 20, isegi Ali Assimäe on isegi 10, on ju, et see päris niimoodi see iga päev nüüd ei käi ka, on ju, eriti kui nad on nagu heas vormis ja on just nagu tulnud ja näidanud, on ju, nagu eile oli, et seal mingi 270, on ju, tegi 13 ära, on ju, aga seal oli lugu taga.
seal oli lugu taga, seal oli tugev lugu taga, et see oli tegelikult klassiga mängija ja Evans on ju, ja Tommy Paul oli pikalt olnud vigastusel on ju. Et et see niisama ja see oligi nagu suht nagu selline esimesed mängud on ju. Et see päris niimoodi nüüd ei ole, et seal mõlemad panevad seal see 20 paneb seal, jõuab seal juba päris kaugele nad seal jõudnud, kas poolfinaalid või mis seal juba on ju. Et ta on nagu hea soos ka on ju, on enda taseme välja mänginud ja siis tuleb üllatab seal järjest mingi 200 ja tõmbab koti pähe talle seal veerandfinaalis on ju. Et sellist asja ikka iga päev ei juhtu, et muidugi kõik on võimalik, aga meil on seda võimalust, meil on võimalus nendele pihta saada ja kui ei proovi, siis ei saa nagunii, et siin et jah, muidugi sellest muidugi, et pärast seda hakkaks siis ma ei tea tegelikult, et praegu tekkis mõte, et 426, et eks siin tuleb nagu erinevaid nagu mõtteid mõelda, et võib-olla päris 10 peale ei läheks tagasi, et võib-olla läheks 100 peale tagasi on ju. Et ütleme siuke kirik keset küla on ju. Et jah, praegu tekkis siuke mõte, et näed, siis siin taga on 11 päeva. 11 päeva on siin 100 ees. Et seda 11 päeva pole ka nagu et hetkel on ju, ütleme, 426. Et sealt oleks siis 326. Et see 326 oleks nagu selline summa, millega ma saaks nagu, millega ma saaks ka nagu, ütleme, see 400 oleks nagu see täielik on ju, et mis mul tagaks nagu selle, aga ütleme, kui ma lähen 300-ga ma jõuan ka sellel ajal, jõuan nagu elatud, kui ma saan, siis tulen siit, hakkan siis tagasi tulema. Ma olen suht kiiresti 5-6 päevaga olen juba siin. 5 päevaga isegi. 5 päevaga ma olen siin tagasi. Ja siis et siuke plaan oleks. 5 päevaga ma olen siin tagasi ja siis liigun, proovin nagu lõppu liikuda. Et see challenge'i nagu graafik oleks nagu selline siis. Et teha nagu üks samm tagasi, et minna 2 sammu edasi. Et sellise meelestatusega läheme sellele challenge'ile peale. Jätkame juba siin challenge'is, juba oleme.